Mul on väga hea meel teid täna kõiki siin näha, sellepärast tänane seminar tõotab tulla väga põnev. Sellepärast täna on meil külla tulnud Timo Tampere, kes on siis Playtechi projektijuht ning ta täna tulnud meile jagama oma kogemusi ja teadmisi ning rääkima ka Playtechist. Ning rohkem ma arvan, et mina ei räägi ja annan sõna Timole. Aitäh! Ühesõnaga tere ka teile kõigile. Nagu näha, pean ära täitma teie ajast ühe tunni, rääkides sellisest toredast ettevõttest nagu Playtech. Ja ma räägin teile kiirelt korra, millest nagu täna plaanis rääkida on, aga kõige lihtsam ilmselt on, et kui teil mingeid küsimusi või mõtteid on, et siis lõpus on aega küsida, aga saate ka tegelikult kohe nagu vahele segada, et kui midagi jääb segaseks või tahate rohkem teada millestki. Nagu minu nimelt nähtub, siis mina töötan tehnilise projektijuhi ametikohal. Kui natuke rohkem sellest rääkida, aga põhimõtteliselt on erinevus tavalise projektijuhi vahel, mida te leiate palju, see, et mina tegelikult olen ka TTÜ-s ja mujal nagu õppinud, et mida need asjad nagu kujutavad, mida juhitakse. Sest igasuguseid projektijuhte on meil terve rida. Teemad, mis on Playtech üldse, mis ettevõte see on, kus ta töötab, kus meie kõik töötame, millal ta asutati, mida me täpsemalt seal kõik teeme ja kuidas me seda teeme. Ja loomulikult ka see, et mis on meie võimalused meiega liituda. Juhusliku kokkusattumusena, ma eeldan võib-olla ka mitte, on ka plaanis, ma saan aru, TTÜ-l külastada homme meie kontorit. Nii et siis, kes tahab, saab ka tulla vaatama, kuidas me päriselt seal elame. Ja kui kellelgi on mingid küsimusi, siis saame neile vastata. Üldiselt, mis asi on Playtech? Playtech tegelikult on Eesti ja Iisraeli ühisettevõte. Loodud Eestis ja tegu on maailma juhtiva internetimängude tarkvara tootjaga. Meie ulatus siis tegelikult on, ütleme, toodete laiuselt kõige suurem. Et on olemas võib-olla suuremaid näiteks pokkeripakkujaid, aga sellist komplekti nii-öelda, mida meie käest saab, siis selles osas oleme kõige suurem. Ja siin on üks tore selline promovideo, mis on tehtud näiteks. Numbrid räägivad enda, et eks mõne peal peatun ka lähemalt, aga tegu on rahvusvahelise ettevõttega, küllaltki suure ettevõttega ja enamus, ütleme, meie töökeeleks on inglise keel tegelikult igapäevalt. Et loomulikult eestlastega omavahel räägime siiski eesti keeles, aga kõik meilid varem hiljem lähevad tegelikult inglise keelde. Ja ütleme nii, et varasemalt oli tegelikult põhiliselt Playtech esindatud ainult Tartus. On olemas ka Tallinna kontor, täna Tallinna kontor jõudsalt laieneb. Me ise kahtustame tänu seda, et Tartu on lihtsalt tühjaks saanud, kõik töötavad Playtechis.
aga siin on veel üks selline tore lihtsalt selline sissejuhatus. Ma ei oska ausalt öelda, miks ta sellise huvitava aktsendiga räägib, kas see on tõesti meie mõni töötaja võetud või mitte. Aga üks tore video veel sellest, miks on Playtechis hea töötada. See on meie Tartu kontor. Hei Dave, sa oled Playtechis juba 5. aastat, jah? Kas töö Playtechis on lõbus? Lõbus? Ma ei ütleks, et minu töö on lõbus. Või noh, ma ei kujuta üldse ette, et ükski tasemel tehtav töö saaks lõbus olla. Näiteks, kui kunagi küsiti maailma kõige kuulsamalt kloonilt Popovilt, et noh, mis sinul viga? Sinu töö on ju lõbus. Siis ta vastas midagi sellist, et inimeste lõbustamine on üks maailma tõsisemaid töid. Et siis nagu meelelahutus. Või tervishoiu lahendused, või siis transport, või lennujuhtimise tarkvara, või meie liigutame datat on ju. IT-l on oma metodoloogia. Mis tahes eluala tehtav töö peaks olema tehtud hästi. No vaata, meie teenindame oma toodetega praktiliselt tervet maailma. See panebki nagu taseme paika, eks ole. Sa pead keskenduma, sa pead olema täpne. Koostöö teiste oma ala tippspetsialistidega multikultuurses, rahvusvahelises firmas. Töö on pigem, noh, selline pingeline. Uued teemad tulevad peale, siis pead nagu otsast alustama. Õpid, arened. Aga sulle meeldib see? Ja muidugi. Vaata, kui sa oled Playtechis mingi aeg tööd teinud ja hakkama saanud ja siis sa võid enam-vähem kindel olla, et sa saadki hakkama. Ka mujal maailmas. Mis tahes firmas. Ma olen sellised firmasid, kes nagu ikka mingi korraliku asja teevad. Pole vahet, et kas siis Eestis või kuskil, no näiteks Ameerikas või Aasias või kus iganes. Tase on kõrge. Kui hakkama saad, oled tegija igal pool. Ja tegelikult siis see on juba lõbus ka, eks ole, kui sa selle nii näha tahad. Lisaks pole ma siin end kunagi tundnud kui lihtsalt üks telliskivi seinas, vaid kui vajaliku ja valituna. See on hea tunne. Okei, arusaadav. Aga koduigatsusega kuidas on? No, loomulikult on koduigatsus, aga praegu veel tagasi ei läheks. Kõik oma sõbrad on juba siin. Laps käib meil lasteaias ja olen Eestiga nii ära harjunud. Praegu minu kodulinn on Tartu ja see on super cool nii töötamiseks kui perekonnale. Kahjuks meil päris neid whiteboardide kõrval neid Tom Cruise-laadseid sellised lahti tõmmatavaid efekte nagu ei ole veel, aga küllap me sinna ka jõuame ja tantsutruukut igal päeval kontoris ei ole, aga midagi pole teha, mingid kompromisse tuleb ka teha. Aga iseenesest nagu video selles mõttes näitab, siis töö ühes suures rahvusvahelises tarkvaraettevõttes tegelikult on väljakutsuv. Hästi kiire ja enamjaolt on ta väljakutseid täis, aga see on ka põhjus, miks enamus meist seal tegelikult töötavad. Et see on erakordselt põnev. Ja ütleme, vaadates kiirelt korra tegelikult, kuidas see alguse sai, siis nagu ma ütlesin, siis Playtech Eesti tegelikult on suurim arenduskeskus ja tugiteenuste keskus, mis on Tartus loodud. Ja noh, jah, selline ka väike slogan, et 15 000 kogemus 20 turul. Videobet, meie tütarettevõte Tallinnas, kus tegelikult ka Playtech Eesti tänane Tallinna kontor on koos Videobetiga. Ja tegelikult 2006 aastal saime me Londoni börsile, lisasime kontori endale Bulgaariasse. Noh, ütleme, et iga aasta tegelikult laieneb see portfell. Playtechil on kombeks osta ära, kas siis proovida ise kõigepealt teha näiteks mingit toodet, või siis kui see ei õnnestu või kui pole üldse mõtet proovida, siis osta ära mõni konkurent ja integreerida see enda platvormi. Siin on veel
nii-öelda nimesid, kes on täna ka nii-öelda eri kontorid, eri maad, kes on meie suurde perre lisandunud. Ja selline tore tulemus ka 2012 aastal, et tegelikult täna oleme siis Londoni börsi põhinimekirjas noteeritud ja täiesti avalikult ostetav müüdav firma. Playtech maailmas. Mida me teeme? Siis tegelikult ülemaailmselt pakume kogu seda nii-öelda võtmed kätte lahendust. Meie ise kasiinot ei opereeri, selleks on kasiinooperaatorid. Meie pakume neile kõike muud. Teil on hunnik raha, tulete meie juurde, ütlete, et tahate saada kasiino omanikuks. Ja ütleme, okei, anname teile kasiino. Ja millest see koosneb? Online-mängude tarkvara arendamine, millest tegelikult väga suur osa toimub Eestis. Mängukeskkonna opereerimiseks vajalik platvorm ja teenused, mida meie haldame. Ja siis videopeti puhul ka tegelikult nii-öelda ühekäelised kuredid, mida kasiinos näete. Saate kangist tõmmata ja seal mängida. Sellised nimed, et võib-olla mulle endale ütleme ka enne sinna tööle minekut väga midagi ei öelnud, aga tegelikult võite kohata kindlasti igasugustel spordivõistlustel ja sellistel kohtadel ka mujal maailmas üritustel sponsoreerimas suured kasiinooperaatorid. Ja tegelikult töötab meil ütleme 13 riigis kuskil 3800 inimest. Et päris suur hulk. Kus me kõik paikneme? Neid lisandus siia tegelikult videopet on huvitaval kombel näiteks selline üks väheseid ettevõtteid, mida ma olen näinud, kes saadab igakuiselt välja organisatsiooni struktuuri. Sellepärast, et see lihtsalt muutub ajas. Et kui te teete võtate organisatsiooni teooriat, siis seal seda ei räägita, et on ka ettevõtteid, kes seda iga kuu muudavad. Ja tavapäraselt ei ole nagu väga hea praktika. Aga tegelikult oleme, arenduskeskused on üle ilma. Igal pool erinevates kohtades. Eestis. Siin on võib-olla sellised, ütleme, natukene pikem jutt, aga tegelikult, nagu ma korra mainin, siis mida meil Eestis põhiliselt on, kus ka mina töötan, on see infrastruktuuri pool. Et meil on suur hulk arendajaid Eestis. Selle enda tööst, ütleme, ma oskan niimoodi vähem võib-olla pealiskaudsemalt rääkida. Mina ise töötan infra poole peal, kes tegelikult pakub siis nii välis- kui siseklientidele tuge kõigi nende toodetele, mida me teeme. Aga ütleme nii, et ega siin väga rohkem sellest rääkida ei ole. Et mis on nagu tore asi on see, et täna tegelikult on meil Tallinna kontor kõvasti lainenud. Enam ei pea Playtechis töötamiseks ainult Tartusse minema. Intervjuul kindlasti küsitakse, et ega te ei taha Tartusse kolida. Ja ütleme, et 2 aastat tagasi, kui te olete hea kandidaat, siis oleks käinud öeldud, et tore, et tulite, kui te Tartusse ei taha minna. Täna on asjad teisiti. Täna on, et selle aasta lõpus kolime tegelikult ka Ülemiste SIP-is uude suurde kontorisse, kus on siis nii-öelda muutuma ametlikult ka Playtechi mõistes Tallinn mingiks kontoriks. Et me ei ole ainult Tartu enam tegelikult. Mida me siis teeme? Nagu ka öeldud, tegelikult on enamus meist noored inimesed, väga palju rahvusvahelist seltskonda inglise keelega. Ja meil on, nii nagu te ise ka näete, siis IT-s tegelikult on erakordselt palju ameteid. Et see aeg, kus on IT-mees selles mõttes patsiga ilma, aga et tema töö on nagu lihtsalt printerit putitada, siis see aeg on suhteliselt möödas. Et erakordselt palju on need erinevaid ameteid ja erakordselt palju ka tegelikult inimeste teadlikkust IT-s selles osas. Et need nii-öelda, kes tahab nagu rohkem tehnilisi teadmisi, on täiesti okei, aga on ka terve rida töötajaid, kellel selles mõttes, ütleme, teatud valdkondades tehnilised teadmised hästi puuduvad, aga nad tegelevad IT-ga mingis muus osas nii-öelda. Sisemiselt on meil võimalik ka selles mõttes väga palju liikuda, et kas teistesse maadesse, teistele ametikohtadele, kuidas iganes soovite. Siin on natuke ka näha tegelikult seda, et milline on meil inimeste jaotus. See pirukas võiks olla nagu IT, aga siin sees tegelikult
on väga palju erinevaid ametikohti. Ja siin on toredasti 13% infrastruktuuriga näha, kuhu alla ka meie kuulume. Keskel on need isegi näha slaidi peal. Kui palju meid siis on kõiki? Siin on päris, see on mingi infopäeva slaid ja see on päris selline selles mõttes nagu muljet avaldav nimistu, et paljud inimesed, kes on kolinud Eestisse mujalt maailmast, tulevad ka loomulikult meie tööle. Osad kolivad siia lihtsalt olles, ma ei tea, endale kaasas leidnud, aga täna tulemuseks on küllaltki kirju inimeste pass, kes meil töötab. Mõned, ütleme, miks meil on nagu lahe enne selle juurde minna, et millest see kõik tegelikult koosneb ja kui keeruline see on, siis miks on meil lahe? Suveprogramm eelmisest aastast on näha Tallinn-Tartu, võeti nii-öelda praktikale inimesi. Igasugu üritusi on rohkem, kui te jaksate käia. Kevadgrill on meil selline tore üritus, suvepidu. Need on siis veel, ütleme, Tallinna inimestele ka tegelikult niipidi, et me võime Tartus käia nendel ja kuna videopett on senimaani küllaltki eraldi olnud, siis on Tallinnas veel eraldi üritused, nii et meil on nagu, kes Tallinnas töötavad, on topeltüritused. Divisioni tiimiüritused igasugused, väiksemad üritused, siin on igapäevased, igakuised sünnipäeva tähistamine, Halloween, kõik mis iganes võimalikud asjad ja tüüpiliselt sel puhul siis tuuakse mingit nänni. Omade jopede pidu, kuna meil nendest muudest pidudest ei piisa, siis meil on veel niisugune pidu, kuhu te võite sõbra kaasa võtta, kui töötaja olete, et saaks omade jopedega aega veeta. Nagu 17. üritus, nagu näha. On olemas ka süsteem tööstaaži baasil tasutamiseks. Siin on näha selline tore üritus, kus siis inimesed, kes on töötanud 6 aastat ja üle 6 aasta, saavad ettevõtte kulul aastas ühe reisi endale. See reisivautšerite jagamine. Ja siin on siis need vennad, kes on 6 või 9 aastat töötanud Playtechis. Tuleb välja, et on ka neid. Ja nemad siis saavad veel tegelikult lisaks sellele reisivautšerile kord aastas oma ürituse, kus neid tunnustatakse ja tänatakse nii-öelda pikaajalise töö ja panuse eest. Sügisel matkame. Ja siis on veel olemas ka mingisugune seeria langpidusid, kus inimesed kontoris mängivad, mida iganes nad parajasti tahavad ja välja mõtlevad. Ja ka doonoripäev on. Täiesti regulaarselt kogutakse ka annetusi ja käiakse nii-öelda veed andmas ja kõike muud sellist toredat. Ja selline huvitav statistika taas ühelt infopäevalt, kui palju on siis tarbitud ja nii-öelda käidud. Näiteks jah, siin on ka näha massaažiseansid, tasuta saab massaažis käia, et igasuguseid toredaid hüvesid on. Keegi on suutnud siin jah, ajada jäätise suhteliselt kõrgeks inimese kohta. Playtechi toodetest, kuna ütleme, lihtsam on tegelikult teile näidata, siis vaatame korraga seda, milles nad tegelikult välja näevad.
siit jookseb kõigest nendest videotest jookseb ka läbi tegelikult see meie tänane strateegia, et nii-öelda mängijal oleks võimalikult hea mängida, siis me üritame pakkuda sellist lahendust, kus sa üle kõigi meie toodete saad nagu sama kontoga sama elamuse. Ja muideks kõik see, mida te siin näete, siis meie disainerid ja kunstnikud on Tartus, nii et kõik need videod on täiesti Eesti toodang, Eestis joonistatud, Eestis tehtud. Nii et selles mõttes väga kihvt tegelikult. Mis meie tooted üldse nagu on, millest nad koosnevad? Nagu mainitud, siis tarkvarasüsteemide vajalike teenuste rentimine operaatoritele. Kõige levinumad endiselt online kasiino tegelikult. Kõige tavapärasem kasiino, täpselt samasugune nagu nii-öelda kasiinosse minnes, ainult et saate seda internetis mängida, siis täna telefonis, iPadis, kus iganes tahate. Ja huvitaval kombel tegelikult tuleb välja, et see võtmeelement on mängijate jaoks disain tõesti. Et võiks arvata, et on mingisugune muu eelistus või erinevus, aga kõik ületus sarnased, välja arvatud see loogika poolest, aga see välimus on nagu oluline. Ja meie portfellis on terve rida selliseid huvitavaid, vist oli välja võetud, aga on terve rida neid nii-öelda Marveli brände ja muid sarnaseid nimesid, Iron Manid, Hulkid, kõik muud sellised. Ja samas see toob nagu huvitavaid probleeme kaasa, et näiteks selle Spider-Mani puhul meie kunstnikud olid sunnitud New Yorgi silueti ise joonistama piltide pealt, kuna seda nagu copyrighti puhul ei tohtinud kasutada. Et toob kaasa huvitavaid probleeme. Teine on siis tegelikult üks suuremaid on pokker, mida saab samuti nii-öelda elavalt mängida. Nagu näha, siis tegelikult kõige rohkem saab mängus olla siin kuni 30 000 inimest. Bingo, see on põhiliselt Suurbritannias muidugi populaarne. Bingo puhul jah, on selline tore asi nagu bingolingo, mis ongi täiesti bingo oma keel. Ja see tegelikult on väga huvitav fenomen, et kui bingo mängud katki lähevad, et sa ei saa bingot mängida, siis on sellest väiksem probleem kui see, kui läheb chat katki. Et kui enam nagu chatis rääkida ei saa, siis on tegelikult suurem probleem. Ja põhiliselt jah, mängivad seda nii-öelda koduperemehed, kes siis vedavad seal nii-öelda rõõmsalt seksuaalset aega ja natukene mängivad ka. Lisaks sellele loomulikult jah, nagu enne mainitud, on ka täna tegelikult see kõigis võimalikes võimalikutes platvormides see asi kätte saada. Et mobiiltelefonis, kõigis nutiseadmetes, telekas, ilmselt hotellides ja kus mujal saab kõik nagu seda kasutada. Ja viimasel ajal on jah läinud ka suuremaks tegelikult see sporditeenustused. Isegi meil on võimalik näha Olubeti ja mingite muude nii-öelda pakkujate reklaame selles osas. Ja tõesti täna see strateegia, mida on suuremate licenseedega ehk siis meie keeli klientidega on nagu rakendatud, on see, et cross-platvorm teha, eriti ütleme UK-s on levinud tegelikult ka sellised poed, kuhu saate nii sisse minna poodi ja seal raha peal mängida. Ja ütleme see elamus, mida te sealt saate, siis nagu muuta kliendi jaoks tervikuks. Et lähen poest välja, mängin sama mängu, mis mul pooleli ja mobiiliga edasi, joon koju, mängin arvutis, kus iganes ma tahan, saan ma seda tegelikult teha. Ja siis ütleme, see on kõik see nagu see põnev ja tore osa, mida meie sellest kõigest tegelikult teeme. Infrastructure Business Unit on see, kuhu alla meie kuulume. Ja siis on veel terve rida üksusi seal juures. Kui te olete kuulnud sellisest toredast raamistikust nagu ITIL, mis on selline parimate praktikate kogum, siis nii mõnedki nimed tulevad teile kindlasti tuttavad siit. Tegelikult on siis terve rida teenuseid ja üksuseid, kes on meie klientideks, kes meie teenuseid kasutavad. Siin on neist enamus välja toodud. Selle juures on ka tooted, ehk siis tootetiimid, kes uusi tooteid välja töötavad ja haldavad, kellega meie siis koostööd teeme, pakume neile samuti tuge. Ja siis on veel nii-öelda teenused, mille baasil need kõik asjad töötavad.
ehk see pilt on, no ütleme nii, et see on selline hea, tore, lihtsustatud pilt, mille ma leidsin, et kus seda kõike nagu näidata, kuidas see toimib. Aga see on tegelikult selline organisatsiooni struktuurilaadne pilt koos teenustega, kus meie siis eksisteerime seal ettevõttes ja mis meie töö on. Noh, kindlasti te olete seda näinud. See kirjeldab nagu igasugust projekti juhtimist hästi, kaasa arvatud tarkvara projekti juhtimist. Suurt vahet ei ole. Mida ta väljendada tegelikult tahab, eks ole, on see, et alati igasuguse projekti puhul tuleb nagu vaadata, mis on selle asja skoop ja kuidas sinna kõige paremini võimalik jõuda on. See on eriti töötades suure hulga inimestega küllaltki keeruline. Ja noh, arusaamad on ka erinevad, eks. Kes kuidas keda näeb. Et ütleme, see on töötades tarkvara ettevõttes õpite paremini hindama seda huumorit, et arendajad ja nii-öelda sysadminid tõepoolest vaatavad asja väheke erineva mätta otsast. Aga kus tegelikult meil kõik tiimid paiknevad? Infraüksusi on Eestis, Bulgaarias, Ukrainas ja Iisraelis. Ja siin on ka näha tegelikult see jaotus, opsüsteem, ehk siis OS-i kihi haldus, võrk ja security on koos, andmebaaside haldus, eraldi storage ehk siis füüsilise storage'i haldus ja continuity on siis jätkusuutlikkus, ütleme eesti keeles. Edasi kõrgemad kihid tulevad tegelikult monitoring, kus vaadatakse nii riistvara kui ka rakenduste kui ka virtuaalmasinate kõige muu toimimist. Capacity management, kõik see samuti IT-list puhtalt võetud. Capacity vaatab seda, et oleks ruumi asju panna juurde ja et nad ise liiga suureks ei kasvaks. Configuration management, kes vastutab siis uute muudatuste eest, asset ja procurement ehk uue riistvara ja kõige muu hankimine ja väga tänuväärselt on meil olemas ka problem management. Asi, millega te kindlasti elus kokku puutute, on see, et lahendatakse midagi ära ja see on ühekordne lahendus. Väga suure tõenäosusega see on teie ülesanne, te teete selle korda, teil õnnestub minema jalutada ja kellelegi teisele see asi jätta. Aga problem management on see üksus, kes paneb endale need asjad kirja ja siis tegelikult hoolitseb ka selle eest, et see probleem saab lahendada. IT-li kohaselt ongi, ütleme, kriitiline intsident on see, kui midagi juhtub ja kui see korduvalt juhtub, siis on tulemuseks probleem, mida nemad lahendavad. Toodetega kõige rohkem võib-olla, ütleme, seoses olevad üksused on nagu näha toodete integratsioon, kes siis tegelikult vastutab selle eest, et tooted töötaksid meie platvormil, nii nagu me ette näeme. Change management, kes tegeleb kõigi muudatustega, ehk mis tahes muudatus meie infras vajalik on, siis nemad viivad selle protsessi põhiliselt läbi. Application setup on siis tegelikult tiim, kes uusi brände, kõige lihtsamini öeldes, püsti paneb. Kui keegi tahab mõni olemasolev klient või uus klient tahab saada omale uut mängu, siis on nende ülesanne see püsti panna. Projects, kus mina töötan, platvorm ja operational tools, tegelikult platvorm vastutab siis uute mõtete ja ideede eest, mis on kellegil, et teeme näiteks lähme Sparki pealt üle Linuxi peale. Ja nemad siis nagu tegelikult testivad ja vaatavad, et see kõik asi toimiks ja alles pärast seda viiakse see toodangusse, see muudatus. Ja operational tools on üksus, kus väga palju inimesi ei ole, aga see on koht, kus tegelikult me ise Eestis töötame välja omale võimalikult palju automaatikat. Kohe on näha ka see, miks see põhjus on. Meil on ikkagi, ütleme, väga suur hulk asju, mida me haldame. See kaart nüüd tegelikult näitab meie datacentri kohad, kus meil on riistvara. Ja jah, enamjaolt me ise kohal ei ole, tegelikult käivad ka meie insenerid, meie tiim on tegelikult samuti pooleks töötud, osad on projekti juhid, osad on insenerid
ja pooled vennad siis käivad tegelikult ka üle maailma, sõidavad kohale, panevad ise riistvara püsti, nullist. Et tellime, saadame kohale, inimene läheb sinna ja tegelikult suudab selle panna üksinda kogu selle asja püsti niimoodi, et kui ta ära tuleb, siis kõik toimub. Ja siit on näha need kohad, kus meil kõik asju püsti on. Mõningad numbrid, siis tänaseks meil on kogu infra peale üle 350 miljoni mängu päevas. See on see infra, mida me püsti hoiame, mida me kõik toetame. Et inimesed saaksid oma raha ära anda. Ja näidates siis nagu seda skaalat, siis üle 20 geograafilise asukoha, üle 30 datacentri ja üle 70 toodangu keskkonna. IMS on meie tore lühend meie selle põhisüsteemi jaoks, mis kõiki need võrke omavahel kokku tõmbab, kus käib kogu selle asja haldus. Lisaks on sellele arendus ja kvaliteedi tagamine. Üle 2000 füüsilise seadme on meie halduses, tänaseks üle 10 000 virtuaalmasina. Nagu te arvata võite, siis keegi taha neid käsitsi hallata. Küllaltki vähe tegelikult õnneks täna peab seda tegema ja ütleme nii suurte selliste mahtude juures tegelikult automatiseerimine tähendabki seda, et kogu see konfiguratsioon seadmes on salvestatud kuskil, siis mida õhku ei lasta ja kui mingi viga avastatakse, siis lastakse mis iganes hulk parajasti vaja on neid virtuaalmasinaid õhku ja tehakse uued. Et tulles ise näiteks tausta poolest ütleme Eesti ühest suurimast teenusepakkujast endine Microlink, tänane Elion, siis see nagu käib nagu risti vastu meie graafikale, et tollasele, et tegelikult tehakse see masin valmis ja üldjuhul üritatakse teda ikkagi parandada. Aga kui see skaala ületab mingisugust piiri, siis ei ole sellele enam mõtet, see ei suuda seda hallata. Muudatus, nagu näha, on küllaltki kiire ja suur. Ainuüksi 2013 aastal 14% tuli seadmeid juurde, virtuaalmasinaid 20%. See kasv on pidev. Samuti ka siis erinevatele tiimidele, mida siin näha oli, need päringud, mida lahendada. Change requests, kõik muudatused toodangus ja ka tegelikult eraldi on sisemiste keskkondade jaoks change. Capacity ehk iga muudatus, mis sisse viiakse, käib läbi ka sellest capacity'st, et hinnata, kas mahtu on. Probleemid, projektid, meie ja tegelikult töötab siis 79 inimest infrast Eestis. Tartus ja Tallinnas segamini. Tänaseks Tallinna osa on siis hakanud märkimisväärselt suurenema tegelikult. Millest see kõik nagu koosneb tegelikult lisaks rauale? Siis nii nagu automatiseerimisega me üritame võimaliku standardse põhja leida. Kasutame VMware virtualiseerimiseks, Linuxit ja Oracle baase. See on kõige lihtsam setup. Mida lisaks veel? Igasuguseid võimalikke ja võimatuid lahendusi päringute optimiseerimiseks, riistvara monitoorimiseks. HP pakub monitooringu tarkvara, mida kasutame. Kõiksugu vabavaralisi lahendusi on selles mõttes hea kasutada, et meil on olemas täna Eestis endal know-how. Inimesed, kes suudavad neid püsti hoida. Ja vajadusel siis ütleme tuge küsida. Loomulikult on olemas ka nii-öelda tasulisi rakendusi ja tihtipeale ka nende asjade muudatused nendes asjades langevad tegelikult meile kui projektijuhtida. Mida InfraUnit kõik teeb? Sisemiselt väliliselt tuge, nagu öeldud, kliendi lahendused, kliendi mured, kui need jõuavad nii kaugele, et tegu mingi riistvaralise probleemiga, suhtlus licensee poolsete üksustega, infraüksustega, haldame siis kogu kihti tegelikult, alates riistvarast kuni peaaegu rakendusteni välja, rakendusspetsialistid on eraldi. Siin on nagu selline võib-olla kõige lihtsam visuaalne kirjeldus sellest.
IMS on meie see, ütleme, põhitoode tegelikult. IMS on siis see graafiline liides, mille kaudu on võimalik hallata nii kliendil kui meil kõiki neid mänge, kõiki neid tooteid, kõiki asju, mis seal sees on. Selle kõrval on siis eraldi tükid, need samad tooted, mida me pakume, kasiinomängud, live-mängud, pokker, mobiil, kõik, mis tahes veel siia võimalik panna on. Kus on kõik paiknevad? Riistvara peal üle maailma, datacentrites, füüsilistel serveritel, kus on siis võrk ja ka SAN ehk jagatud kettapind. Midagi ketastel täna ei hoita praktiliselt. Baas, serveri virtualiseerimiskiht VMware ja middleware ehk siis tegelikult PHP, Apache, kõik, mis iganes vajalik on selleks, et see asi Java, kõik, et see jookseks. Selline on see kiht. Ja noh, jah, lisaks ütleme väline võrk ja ISP teenused. Ehk meie tegelikult nende kahe vasakpoolse rohelise kasti eest vastutame. Ja tooted jäävad sinna vahele. Tooted, nagu ma ütlesin, siis tegelikult on nad küllaltki lihtsad. Selles mõttes, et tegu on põhiliselt Java serveritel baseerivate rakendustega, mis jooksevad kogu selle infra peal, mis püsti on pandud. Siin on ka lihtsalt tooted eraldi välja toodud. Põhiliselt on arenduskeskused meil siiski täna veel Eestis, osa, ütleme, kõige suurem funktsionaalsus on viidud Ukrainasse tegelikult, osaliselt ka Valgevenes. Ja nemad siis lahendavad nii-öelda tootest tekkivaid vigu, tarkvara arendus on lõppematu protsess. Selles mõttes, et iga kuiselt tegelikult antakse välja uus reliis, on eraldi tiim, kes selle eest vastutab, kes haldab seda toote eluiga ja tsüklit, kus tulevad juurde funktsionaalsus, parandatakse vigu, kõike muud nii-öelda. Pikk jutt, aga mida Playtechis teha ja miks üldse proovida ja tulla ka nii-öelda karjääripäevale või tegelikult võib ka alati küsida, meil on olemas nii töökoulutused kui ka info selle kohta, et kuidas siis saada infot selle kohta, et tulla praktika. Ja inimesi on võetud, inimesi jäävad ka tööle meile, kellele sobib. Siin on tore pikk jutt, suht sarnane jutt, mida ma ka tegelikult rääkisin. Aga üldiselt võib neitida, et meil on tore. See on igati väljakutsuv ja Eestis kindlasti üks tegelikult paremaid või ütleme selliseid väljakutsuvamaid töid. Et nagu ma mainitud, siis meil on tegelikult terve rida erinevaid ametikohti. Ja kindlasti on see valiku võimalus selles mõttes Eestis kõige suurem ja ilmselt oskavad need kolleegid, kes homme tegelevad millegi muuga peale infra, rääkida ka paremini sellest poolest, et mida on ühel arendajal Playtechis teha. Ja siin on ka tegelikult veel näha eraldi lausa positsioonid, mis on seekord kättesaadaval. Brändi arendaja näiteks, tarkvara automaattestija, igasuguseid erinevaid võimalusi. Ja need on ilmselt ka meil tegelikult koldul ajal olemas ja üleval. See on tore pilt. Loodetavasti on seda näha. Aga tegelikult tundub, et ma jõudsin oma jutu isegi kiiremini ära rääkida, kui ma võib-olla alguses arvasin. Aga kas keegi tahab midagi teada veel rohkem selle elu kohta Playtechis või üldse mõnes suurettevõttes? Just sinna suve praktikale pääsemine
see on hea küsimus. Ma pean tegelikult isegi seda on hea homme küsida, sellepärast et ma tean, et arvestades seda, et täna Tallinna kontor ka kõvasti laieneb, siis on ka Tallinnas võimalusi tegelikult kindlasti rohkem kui varem. Ja suvepraktikat ma tean, et võetaksegi mingitel spetsiifilistel aegadel, ainult vist suvekuudeks tavaliseks 2 või 3 kuud siis praktikale, et nii-öelda iga kell tegelikult ei saa, et nüüd nii-öelda suvel ongi see kõige parem võimalus. Aga kõige lihtsam muidugi alati on ilmselt ka kirjutada. Lihtsalt HR-i on olemas seal link, kirjutada neile email, öelda, et tahaks tulla ja muidugi ütleme CV kaasa ja öelda, et tahaksin vaadata, mis teil pakkuda on. Kindlasti vastatakse ja vaadata, mis leitakse. Et selle Java arendaja töökoha nagu koha peal küsiksin, et kas eeldate, et meil oleks teadmisi mingisugustest frameworkidest või mingisugustest tehnoloogiatest ka nagu keele löödud? Kindlasti tuleb see selles mõttes kasuks ja ütleme märku sellest, mida me võib-olla ootame või tahame, annab ka kindlasti tänaste töökuulutuste vaatamine. Et seal on kindlasti ka... Te olete lõpetanud? Ilmselt küll. Mul hakkab uuesti loega, ma ei oleks üks küsin. Et ühesõnaga jah, selles mõttes on näha ilmselt kõige paremini tegelikult töökuulutust, mida me küsime, sest tüüpiliselt need on küllaltki hästi välja toodud, et mida soovitakse saada ja mis nii-öelda on positiivne. Minu meelest on eraldi veel lausa öeldud, et mis nagu oleks abiks ja mis on siis nagu see, mida eeldatakse kandidaat. Aga nii nagu paljude asjadega, siis ütleme, jah, tõesti, kui me arendame ühe spetsiifilises mingisuguses keeles või keskkonnas, eks ole, et siis seda peaks ilmselt teadma. Aga nii-öelda muude asjadega on see, et kindlasti õnnestub paljud ka juurde õppida. Et kui pädevust ja tahtmist ja hakkamist on, siis saab kindlasti kas ühte või teist ikkagi katsetada. Kui kerge on ühes kontekstis teise nagu üle Playteki sisest? Küllaltki kerge tegelikult. Selles mõttes, et meil näiteks ütleme Tallinna ja Tartu vahet ei ole mingit vahet, kui omas kontoris ma töötan. Sõidan üks päev ühele poole, teisele poole, koht on olemas, istun kuskile maha ja mingit vahet ei ole. Et Playteki puhul õpid küllaltki ruttu ära selle, et nii-öelda kuna inimesed on üle maailma tegelikult, siis ei ole ka Eestis sellel suurt vahet. Ja mis puudutab nagu tööala, et selle mõttes liikumist teise positsiooni või kohta, siis kui see koht on vaba, tõenäoliselt sisemine kandideerimine on nagu kõik, mis vajalik on. Et kindlasti tegelikult ka pakutakse nii-öelda, kui soovitakse kedagi liigutada, siis meil on olemas ka mingisugused ümberlokatsioonitasud või midagi sellist, eks ole, et nagu meelditada kedagi, kui tahad nagu liikuda. Aga kui lihtne oleks täna Bulgaaria kontorisse minna, ma arvan, kui sul ametikoht on olemas, siis ütled, et tahad minna ja lähed. Et tegelikult eriti nagu selles mõttes mingisuguseid takistusi oleks ei tehta, et pigem ikkagi hoitaks inimesed kindlasti nagu maja sees ja kui sa mingi X põhjusel tahad kuhugi mujale riiki kolida, siis kui seal on kontor olemas ja ametikoht olemas, siis oleks küsimus. Viimased võimalused enne kella 6. Mina küsiksin seda, et kui palju on siis sulle eelnevates firmades projektina töötamine kasu ja see kogemus Playtekis töötades. Et kas see on vajalik, et kui ma näiteks sooviksin kandideerida projekti juhiks kunagi, et kas mul on täiesti eelne kogemus vajalik? See on hea küsimus selles mõttes, et kindlasti andis juurde. Ja ütleme, et tegelikult Playtekis töötades, mis on Eestis miks ta väga hea kogemus on see, et see annab sulle maailmapildi sellest skaalast, millega sa töötad. Et ütleme, töötades oma karjäärist võttes, töötades ühes ettevõttes, tegeled sa võib-olla näiteks üle Eesti mingite objektidega. Töötades ISP tasemel, ehk siis Helianis näiteks, töötad sa laias laastus, ma ei tea, poolte Eesti ettevõtetega varem või hiljem puutud kokku, eks ole. Minnes Playteki tööle, tuleb välja, et su kliendid on sõna otsemas igal pool, ükskõik kus maailmas.
et see skaala, millega sa töötad ja need mahud on väga erinev. Et kindlasti minu jaoks on ka see olnud selles mõttes samm-sammune liikumine, et kui täna minna Playtechi tööle, siis õppimiskõver oleks selle võrra suurem tühja koha pealt minnes. Aga need positsioonid on kindlasti selles mõttes erinevad, et see ei tähenda seda, et peaks olema väga kõva kogemus, et on ainuke viis, kuidas Playtechi tööl saab. Kindlasti mitte. Et sama hästi on võimalik oma karjääri alustada ka Playtechis. Meil on väga palju inimesi, kes ongi 10 aastat Playtechis tööl olnud ja tüüpiliselt liiguvad igas ettevõttes kujunevad mingisugused üksused, kus on liikumine kõige suurem, et ka meil on suur hulk tech supporti, kelle ülesanne siis tegelikult on 24/7 vastu võtta license'ide ja muresid, mul Bokker ei tööta, aidake. Ja see on muidugi loomulikult üks üksus, kus kõige rohkem inimesed liiguvad ka mujale. Et alustatakse sealt ja töötatakse ennast üles mujale. Kohe osakonna juhiks tulles peab mingisugune kogemus olema. Kui kellelgi rohkem küsimusi ei ole, siis üldiselt kui te midagi minu käest küsida tahate kunagi, siis ma olen suhteliselt lihtsasti leitav. Kirjutage, küsige. Aadress on samuti timo.apupere@playtech.com. Nii et ma aitäh, et kuulasite.